Tänapäeval on palju juttu ka sellisest populaarsest mineraalist nagu magneesium, mida juba väga paljud inimesed tarvitavad, aga uuemad uuringud tegelikult näitavad seda, et magneesium võiks aidata ka peavalude ja migreeni puhul, siis soovingi teilt kui professionaalilt küsida, et kas magneesium on siis tõenduspõhine migreeni ja peavalude ennetamisel ja leevendamisel, on seal tõepõhi taga? Ja on. Ja isegi kui me vaatame natuke laiemalt maailmas ringi, siis me leiame, et mõnedes nii Euroopa kui ka näiteks Põhja-Ameerika riikides on magneesiumi toime kas või migreenile on eraldi välja toodud ravijuhistes. Et enne te mainisite, et me Eestis kirjutasime ka valmis ravijuhendit, aga Eesti ravijuhend ei käsitlenud eraldi toidulisandeid, nii et mõnedes riikides on see täitsa olemas. Ja see, kuidas üks või teine toimeaine jõuab ravijuhendit, siis sõltubki selles, et kui palju sellel on tõendust taga. Ja tõepoolest see asjaolu, et ravijuhendites mõnes riigis juba kajastatakse magneesiumi raviefekti peavaludele, tähendabki seda, et on piisavalt tõendust leitud, et võib kasu sellest olla. Nüüd esimesed, ajalooliselt vaadata, esimesed haigete grupid, kellele seda kõige aktiivsemalt soovitati ajalooliselt, olid lapsed, sest me teame, et farmakoteraapia lapse eas, teismelise eas on kaunis piiratud. Paljusid selliseid ravimeid, mida me kasutame täiskasvanutel, me ei saa lastel kasutada, kuna ei ole uuringuid ja ei ole tõestatud nende ohutust näiteks. Et seetõttu laste neuroloogid kasutavad magneesiumi juba soovitusena nendel lastel, kel migreen avaldub juba lapse eas, aga sa ei saa nagu ravimeid veel nagu kasutada. Täiskasvanute seas on samuti uuringuid, mis on näidanud nii seda seost, et kui inimesel on organismis vähem magneesiumi, et nendel on sagedasemad migreenihood, sagedasemad pingetüüpi peavalud, rääkimata sellest, et magneesiumi puudulikkuse korral organismis üks sümptomeid võib olla peavalu, antud juhul see oleks siis sekundaarne ehk magneesiumi puudulikkusest tingitud peavalu, et need seosed, mida me kliiniliselt oleme täheldanud, on viinud selleni, et on viidud läbi selliseid mehhanisme selgitavad uuringud. Näiteks on seostatud magneesiumi ka sellise migreeni sümptomiga nagu migreeni aura. Me teame, et migreeni aura puhul inimese ajukoores tekivad teatud muutused, mis on seotud närvirakkude membraanidel olevate ioonidega ja seal mängib rolli magneesium, mis aitab lihtsalt öeldes stabiliseerida neid rakkumembraane. Samuti on uuritud, et kuidas magneesium aitab peavalude vastu ka väljaspool ajukoort, on leitud, et magneesium võib olla seotud ka teatud ainete balansseerimisega, mis omakorda, kus on düsbalansist väljas, võivad põhjustada peavalusid. Aga kõige olulisem on reaalses 21. sajandi meditsiinis, kui me soovitame inimestele midagi, on just jälgida, et kas on siis tõendus piisav, et me soovitame ühte või teist ja kui see on olemas, siis me vaatame ka sellele, et missugused need ohutuse riskiprofiilid ühel või teisel soovitusel võivad olla. Ja teades, et magneesium iseenesest selle õige tarvitamise puhul seda peetakse väga ohutuks, kui me kaalume, mis meil kaotada on, siis meil tegelikult on ainult võita, kui me soovitame inimesel terapeutilistes annustes kasutada erinevaid toidulisandeid, kaasa arvatud magneesiumi. Et seega saab siis kokkuvõtlikult öelda, et kui inimene tegelikult toidust mingil põhjusel magneesiumi piisavalt kätte ei saa, tal on organismis juba magneesiumi puudus, mis võib-olla väljenduda hoopis jalakrampides, aga tegelikult tal kaasnevad ka peavalud, siis magneesium on selline ohutu valik, millega tegelikult saaks peavalu ennetada või leevendada. Ja lõppkokkuvõttes, kuna tegemist on sellise ohutu lähenemisega, et inimene ise saab aru, et kui ta on magneesiumi võtnud ja tal tõesti
peavalude sagedus on langenud selle foonil, et siis tema puhul konkreetselt see toime on täiesti olemas. Sest me teame ka nii-öelda päris ravimite ehk farmakoteraapia seisukohalt ka ju, et ükski ravim ei ole 100% efektiivsusega. Vaatamata sellele, et praegu on turul sellised nii migreeni hoo kui ka profülaktilised ravimid, mis on kõrgelt spetsiifilised, nad on disainitud selleks, et just neid migreeni mehhanisme nii-öelda mõjutada positiivses suunas, aga vaatamata selle ikkagi mitte kõik 100% migreeniga inimesi ei reageeri sellele ravile. Nii et ühelt poolt see ütleb seda, et need peavalud ja migreen on sedavõrd kompleksne, patofüsioloogiliselt kompleksne valdkond, et seal ainult ühe ainega seda võib-olla ei saagi ravida. Et seetõttu me kombineerime kõiki neid erinevaid võtteid ja raviviise, mis võivad lõppkokkuvõttes inimese elukvaliteedi parandada. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!